Tere kõik iluvarjulised. Oleme jõudnud enda podcastiga täna juba siis esimese hooaja viimase osani. Kümnes osa, hurraa! Tõesti, viimased mitu kuud me oleme teinud seda. Mitu kuud on läinud kiiresti. Ja 10 osa on ka läinud väga kiiresti. Ja ei tasu pead norgu lasta, sest pausi me ei tee. Kui juba hoog on sees, siis tuleb edasi minna ja meil on päris palju kirju, mis vajavad kõik ette lugemist. Just. Ja kuna viimased osad on võib-olla natuke liiga top-shopiks ära läinud, siis nüüd keskendumegi kirjadele ja anname kingitusi ära. Ja samuti uudiste seas, mis oleme mõelnud siin teha, on selline asi, et saate siis osta endale Iluvarjus podcasti subscriptioni, ehk siis kuulete siis kuuajaline tasu oli see 4,99 kuus, kus siis saad kuulata siis eksklusiivset sisu ja küll me sinna toodame mingeid väga ägedaid asju. Esiteks kõige suurem boonus on ilmselt see, et kõik, kes kannatamatult ootavad seda 2 nädala täitumist, siis nemad saavad need osad nüüd kiiremini kuulata ära ette. Ja kogu tulu läheb mikrofoni fondi, nii et ei pea ootama uhkeid mersusid, vaid täpselt. Ei jaga seda raha enda vahel, vaid panustame siia projekti, et sellega saaks võimalikult ägedat ja vingemat asja luua ka tulevikus. Aga võib-olla saame kunagi need mersud ka endale, kes teha. Lootus sureb viimasena. Aga viimase 10 hooaja, 10 hooaja. 10 osa jooksul meil on olnud väga vahvaid sponsoreid ja tahakski neid tänada. Kõigepealt äkki Sinu Kruust, kes jätkuvalt pakub meie kirjutajatele ja külalistele kruuse meie logoga, et me püsiksime ikkagi meeles, sest me ei taha meelest ära minna. Just, siis Be More, kelle poolt on siis välja pandud väiksed nunnud detox pulbrid ja siis erinevad maitsetega kollagenisegud. Et nemad on meil. Siis meil on Pomello, kes on välja pannud huuleläiked ja nende lehelt leiab igasuguseid lash- ja brow-lifti tooteid, koolitusi, et kindlasti tasub sinna pilk peale visata. Siis aegade algusest Kristel Stuudio meid ikka toetamas enda suurepäraste ripsmevahtude ja pruuni silmalaineriga, mis töötab veatult. Nii on. Et suur aitäh kõikidele toetajatele. Ja kui nüüd tahaksid, et sinu nimi ka kõlaks siin nimekirjas, siis kindlasti kirjuta meile või võta Instagramis Iluvarjus ühendust ja räägime võimalused läbi. Aga nagu mainitud, siis võib-olla alustamegi kirjade teemal, sest kõiki neid põnevaid lugusid te ju ootate. Loed sa esimese? Okei. Tere, olen olnud ripsmetehnika aastaid ja nii mõndagi on ette tulnud, aga just sellest ühest päevast eelmisel suvel ma ei väsi rääkimast kõigile. Loo taustaks ütlen, et tegin loo too aeg ripsmepikendusi kodust ja olin hiljuti võtnud endale koerakutsika, kellega käisin iga kliendi vahelt väljas ja koduuks läks automaatselt lukku, kui selle kinni lükata. Olin öösel täiesti magamata ja olin teinud oma esimese kliendi, peale mida läksin kutsikat pissile viima enne järgmise kliendi tulekut. Nii kui tuppa hakkasin minema, sain aru, et olin jätnud koduvõtmed tuppa. Andsin kohe kliendile teada ja helistasin luku avamisse. Sealt öeldi, et neil läheb umbes tund aega, et kohale tulla. Kuna klient oli pikaaegne püsiklient, siis pakkusin talle, et võib tulla minuga hängima välja nii kauaks, kuni tuppa pääseme. Nii ta tuli ja kui kaugemalt nägi mind ja kutsikat, hakkas ta meie poole jooksma üle tee, nii et ei vaatanud, et autosid tuleb. Täpselt samal ajal tuli liinibuss, millel ta täpselt ette jooksis ja sai pihta. Issand jumal. Ehmatus oli muidugi suur, aga midagi tõsist ei juhtunud.
Kiirabi poolt vaadati ta üle, saime tuppa, tegin talle selle eest tasuta hoolduse ja hiljem võtsime koos isegi klaasi veini päeva lõpetuseks. Kuigi algselt see nalja ei pakkunud, siis nüüdseks oleme veel paremad sõbrannad ja alati naerame selle üle, kui üksteist näeme. Okei. Kui just enne salvestust rääkisime, et lastel on ninad telefonis ja ei pane ümbrust tähele, siis jah, lisaks telefonile võib koerakutsikas ka nagu sellist eufooriat tekitada. Kusjuures ma nädalavahetusel tüdrukutega enda lapse ja siis tema parima sõbrannaga vaatasime Mean Girls ja seal just praegu kangastus see pilt, kus seal lõpus oli ka need pahad tüdrukud kõndisid ja siis buss sõitis neile lihtsalt otsa. Täiesti õudne. Väga huvitav lugu, jah. Aga õnneks ei juhtunud midagi, sest elutrauma, kui nagu... Tihtipeale võivadki olla jah, siuksed traagilised lood, tore, kui need muutuvad hiljem naljakaks, aga sellele peale ei oska midagi kosta. Mul ei ole mitte kunagi midagi sellist juhtunud. Nii et võtmeid olen küll korduvalt maha jätnud, et selles mõttes see on nagu tavapärane, aga inimvigastusteta oleme pääsenud. Ja siis on hästi. Nii, võtame siis järgmise loo. Hei, panen mõne piinliku loo kulmudest. Ma ei olnud kulme kuskil õppinud, aga kuidagi ajapikku tuli ikka klientidelt soove, et kuule, kitku ikka natukene ja siis juba, et viska värv ka peale. Sa kunstiinimene, et sul peaks kätt olema. No, okei, teen ära. Mis seal ikka? Enamus klientidega läks õnneks hästi, aga 2 korral tahtsin küll kärbes seinal olla. Ühesõnaga, üks klient soovis, et jätaksin talle värvi peale ja ta võtab kodus maha. Kui ta aga autoga koju maja ette oli jõudnud, siis saatis ta mulle pildi ja teksti veits nihul vist läks. Ma siis vaatasin seda pilti ja ütlesin talle, issand, sisenurka oleks ikka pidanud suuremad lehvikud panema, natukene hõre nagu jäi. Kas sa saad õhtul tagasi tulla? Ta ei vastanud kohe midagi. Mina ikka vaatan seda pilti veel alla minuti ja ei tea, kui Mark. Ta ju rääkis mulle hoopis oma kulmudest ja mina mainin, et soovin ta ripsmeid kohendada. Kirjutasin siis kohe uuesti, et sa Manna, sa räägid kulmudest, mul oli mega Mark. Tema vastas selle peale, jah, et ripsmed sobivad väga hästi, aga kulmud on eri kõrgusel. Ma ise punnitan silmi peast välja ja mõtlen, tõesti, üks kulm oli saavutanud level up taseme. Muidugi ma vabandasin ette ja taha ning pakkusin, et teen korda. Kuigi tol hetkel ma ei teadnud tegelikult isegi, kuidas ma sellist vigurventa saan ära parandada. Ta vastas hiljem, et pole hullu ja ta juba koori aga pesi heledamaks ja tegi pliiatsiga veits paremaks. Sellest on nüüd mitu aastat möödas ja ausalt öeldes see foto on mul telefonis alles ning aeg-ajalt ma ikka märkan seda ja saan ikka kõvasti naerda jälle. Aga väga-väga piinlik ka. Nüüdseks olen saanud väga hea kulmukoolituse Kairi Kroll käe läbi. Tervitame Kairit kõik siinkohal. Teinekord juhtus aastate suhtes ehk sinna samma kanti, aga siis juba katsetasin kliendi soovil vaharibasid. Oi jumal. Ühe hetke riba ära tõmmates näen, et pool kulmu on läinud. Süda tahtis lihtsalt rinnust välja hüpata. Appi, mis ma nüüd teen? Kuidas ma talle seda ütlen? Tal olid väga heledad kulmud iseenesest, aga välisnurgast pool kulmu läinud. Seda ei varja kuidagi. Ma siin kogusin julgust ja ütlesin väriseva häälega, et tead, nüüd läks küll väga pahasti, ma tõmbasin su kulmul karvad ära sealt, kus poleks pidanud. Ja tema vastas nii rahulikult, ei ole hullu, viska värvi peale. Ma vastan, et ikka päris hull on. Sul on pool kulmu läinud ja sinna pole kuskile värvi peale panna. Aga tema oli nii rahulik, et ärgu ma muretsegu, pärast vaatas peeglisse ja hakkas ise ka naerma ning ütles, et natukene pliiatsit ja kärab küll. Nii tore, et ta nii mõistav oli. Järgmisel korral ma lihtsalt igaks juhuks kitkusin, mitte ei vahatanud. Kusjuures see on nii, ma ei tea, kas just saab öelda tüüpiline, aga et eeldus, et kui sa nüüd oskad ühte iluteenust, siis sa kindlasti oskad ka seda teist. Et ma ise näiteks kulme üldse ei tee ja jumal tihti mingi, et sa nagu nii, et küll sa oskad, vaata, et tee ära, on ju. Et see nagu tegelikult ei lähe päris nii. Ma vaharibadega väga ei julgeks üldse asjatada. Ja see on, jah,
kliendina on jälle mugav vaata, kui sa saad mõlemad asjad, mõlemad teenused ühe tehniku juurest, et ei pea käima kulmudes veel eraldi kuskile sõitma. Aga jah, eks neid äpardusi võib seal tõesti ette tulla, eriti kui ei oska. Kui sa pole isegi koolitust läbinud ja ka sul palutakse teha, siis sa olid selles suhtes tubli, et sa hoiatasid ette, vaata, et ma ei oska. et siis on nagu enda see vastutus, kui midagi läheb pekki. Yeah. Aga õnneks on enamasti pigem kliendid siuksed toetavad ja mõistvad, et kui sul endaga vedanud on. Isegi pool kulmukarva annavad andeks. Ei no jaa, värvi suhtes selles mõttes ongi, et koorid ja võtad eemaldajaga, et tegelikult suht kiiresti naha pealt ikkagi kulub ära, et see ei ole nii hull, et aga see vahatamine on natukene hullem, aga jah, tõesti saab tagasi joonistada, et võiks ju palju hullem olla, mis ma olen videoid näinud, kui see ripsmed lähevad vaha sisse, ma arvan, et see võib veits valus olla. Pigem jah, ma ise teen vahaga küll, aga ei ole õnnestunud veel? Ei ole õnnestunud. Pähe või nagu juustesse on küll tilk läinud, aga seal ei ole midagi. Käärid kätte ja võiks tutikese võtad. Seda ei ole nagu nii palju läinud, et ja selle kuumusega on ka seal see, et seda peab kindlasti nagu seda kuumuse taset kontrollima, sest sa võid tekitada ikka väga normaalse põletuse sinna. Ma tavaliselt üldjuhul, kui enne sealt vahapotist võtad, siis ma panen alati käe selja peale. Et kui see ikka on tuline, siis nagu kujuta ette nüüd seda põletusmärki seal. Ma kunagi arvasin ka, et ise ilu tegija on ju, et saab kõigega hakkama. Kui tulid need, olid vaha padruniga vaata, et said ise panna endale jalgu vahatada ja ärki. Ega ma enda peal, mul sugulane selle jaoks, kelle peal saab katsetada. Siis me vahatasime ta jalgu ja ütleme, et see ei jäänud väga kõige parem, sest kerged niised, ikka vaata, sa pead pingutama nahka, et on ju. Arvada, kas ma teadsin siis sellest midagi või? Ei, ta mingi nahk nagu läks marraskile, vaata, see oli nagu päris, mõtlesin hea, et jalad ainult. Ma ei tea, kui mingi kaenlauka või kuskil oleks tõmbanud selle vahajale, ma arvan, et ta siiamaani ei räägiks minuga, aga ei. Vahepeal ikka kirjutab, et ta tuleks hea meelega mulle modelliks, et igavest traumata ei saanud, aga jah. Võib-olla mitte depilatsiooni modelliks. Mina sain. Aga ei ole arendanud oma oskusi edasi ja ei paku teenust ka, et sain aru, et päris igaüks ikka ei tee sellist asja ja seal on tehnika ja teadmised taga, et aga proovitud on. Aga seda niiditamist tehakse ka kulmudele, vaata, aga ma olen ühe korra lasknud endale seda teha, minu jaoks see oli nii valus, lihtsalt mina ei suutnud seda taluda. Ja pluss see veel, et sa pead nagu kliendina ise seda nahka nagu pingul ka hoidma. Ripsmed eest. Jah, et sa tahaksid, et sulle tehakse haiget. Minu jaoks juba kitkumine on ka tegelikult on see, et endal on nagu nii raske seda teha, sest sa tõmbad ühe karva ära, siis sa ootad tükk aega, millal sa julged seda teist tõmmata, sest see on nii valus. Aga kui keegi teine sul seda ikkagi teeb, siis ta teeb kiiresti, teda ei huvita, et sul valus on, vaata. Et selles suhtes on hea, kui keegi teine sulle siukest protseduuri pakub. Ei, selle poolest küll see vaha on nagu üks kord ja kiirelt ära. Kiire ja valulik. Valulik, jah. Aga siis tuleb vähem puhas ka, sest ega pintsetiga sa ei saa neid väikseid pisi karvu. Ja udukarvu ei saa, jah. Neid on jah vahaga varem teha. Oled sa vaatanud, ma ei tea, Instas igal pool viskab vaata neid videosid, kui mehed vahatavad, mõnel on nagu üle terve pea pandud vahaga ja habe ja kõik. Ja siis ta tõmbab selle. Et tõmbab korraga maha. See on päris räige. Või nina auku, need vahapulgad. Ja. Oh my god. Ma ei suudaks. See on nii valus. See on jah. Väga huvitav. Aga meie 3. kiri on selline. Tere, esiteks te teete üliägedat asja. Teie podcast on super. Klientidele ka meeldib vahelduseks muusikale ilumaailmaga seotud podcasti kuulata. Ning äratundmist on palju ja huvitav on ka nende lugusid kogemusi ilumaailmast kuulata. No just see oligi meie mõte. Nii et suur aitäh. Aga siit üks naljakas seik minu ripsmetehniku karjäärist teile, kui proovisin kliendi mittetahtlikult ära sandistada. Okei, algus on juba palju lubav.
kui ma ripsmetehnikuna alustasin, siis üsna peagi soetasin kliendi voodiks recliner tugitooli. Tundus kliendile väga mugav ja mõnus toolilu uinakuks ning nii oligi. Minu juurde sattus uus klient hooldusesse, kes samuti kiitis tugitooli maa ja taevani ja ütles, et talle pole varasemalt ripsmehooldust sellises toolis tehtud. Hooldus tehtud, kliendiga ühine keel leitud, panin lambi kinni ja lubasin kliendil tõusta. Jättes talle mainimata, et tugitooli jalgade osa tuleb jalgadega hooga kinni lükata ja nii ta selle tugitooliga upperkuuti lendas. Klient pikali maas ja tugitool tema peal. Oi, kuidas me ehmatasin ja klient ka. Kargasin püsti. Tõstin ruttu tugitooli kliendi seljast ära ja aitasin kliendi püsti. Päris juba. Minul kui noortehnikul jooksis sel hetkel dramaatiline karjääri lõpp silme eest läbi, enne kui see alatagi sai. Mõtlesin, nüüd ongi pekkis, sandistasin siin kliente ning varsti olen ilumaailma mustas nimekirjas sellepärast, et keegi jäi peale ripsmehooldust oma hammastest ilma või sattus peapõrutusega haiglasse. Õnneks keegi viga ei saanud ja lõpuks ikka naarsime peale ehmatust, aga peale seda ütlesin ma igale kliendile, et tugitooli jalgade osa tuleb enne tõusmist kinni lükata. Lõpp hea, kõik hea ja tänaseks päevaks oma südamerahuks tugitooli kliendivoodina ma enam ei kasuta. Edu edaspidiseks ja ootame ikka uusi episoode. No jälle õnnelik õnnetus. Et aga no eks tegelikult kõigil on selliseid äpardusi juhtunud, ma arvan. Või ma ise ei ole muidugi selle tugitooliga teinud, aga ma olen lambiga virutanud või tegelikult see nagu kinnitus vedas alt ja siis klient sai lambiga vastu pead 2 korda. Ma olen seda tugitooli kasutanud kunagi ja need käib kõvasti see, pead ka jõuga need selle sealt kinni panema, et püsti saada. Aga ma tegin lõpus juba niimoodi, kui nad ei saanud aru, kuidas see käib. Ma ei jaksa ja siis ma tõusin ise püsti ja lükkasin kätega selle kinni, vaata. See tegelikult on ja päris vastik. Aga mugav tool on küll see. Tegelikult see ole lõsutada. No lõsutada, aga samas ripsmete tegemiseks oleneb, sul peab olema kindla pikkusega klient, et kui liiga lühike oled, siis sa vajutad sinna alla ja siis sa ise nagu ei näe. Ja seal peab olema see, kuidas seda tehakse, mingid euroalustest mingi siuke kõrgendus ka sellele, vaata, sest see on tavaliselt üldjuhul hästi madal. Kliendile mugav, aga tehnikule on see halb. Eriti kui ta veel magama jääb ka seal, siis ta on nagu tõmbab mõnusalt seal kerra ja see pea vajub järjest rohkem allapoole, nii et see libe ka ju, vaata, nahast pigem enamasti on. Aga mul sellega tuli selle tooliga ümber kukkudes see meelde, kui ma väiksena lapsepõlves enamus oma suved maal veetsime, siis meil oli vanaisa oli, kellel oli kiiktool ja siis see oli nagu tema tool kogu aeg ja siis kui ta seal istunud, siis me käisime sellega kiikumas, vaata. Ja ühe korra sai ka ikka nii suur hoog tehtud, et me lendasime niimoodi, et see kiiktool oli meie peal niimoodi. Ja peale seda natukene rahulikuma hooga sai kiikuma hakatud, aga jah. Jah, mul oli vanatetil ka see kiiktool ja ikka lapsena oli mõnus hoog anda. Ja mitmekesi peal istuda ikka. Ja, mäletan, et see kuidagi need mingid tugipostid või asjad, mis seal olid, need juba lõpuks tulid sealt lahti umbes, kui kuskile poolegi, väga turvaline värk ei olnud. Ja kui mõelda, et mida kõike sinna alla võib jääda, et panedki varbad või... Ja, see võib väga valus olla. Ma olen, kuna ma ise kasutan seda massaaživoodit, ma alati mõtlen, kui tuleb mõni natukene kopsakam klient, et mis siis saab, kui see nagu kokku vajub? Mul on ikka käinud ikka siukseid suuremaid ka, seal on ju mingi maksimumkaal on olemas ka ja kõik on ära kannatanud, ma ei tea pole. Sa arvad, et tuleb keegi peale ja siis? ma ei tea, mul on alati see hirm lihtsalt, et nagu mis siis vaata, et kui ta nagu kukub maha. Või selles mõttes, et nagu kukub kokku see voodi. No lihtsalt konstruktsioon veab alt, vaata, iga ajaga kulub on ja siis see võib päris näljakas olla, siis ei, see ei ole. Ma annan teada, kui nii juhtub. Aga ma loodan, et ei juhtu, see on mu kõige suurem hirm. Mul oli klient, eile käis üks, kes käis Hispaanias puhkamas on ja siis mingil õnnetul kombel üks
väike laps otsustas, et tal ei ole seda mänguasja vaja ja ta lihtsalt nagu tema päevitas ja ta mõtles, et ta viskab selle lihtsalt minema nagu käest, ta ei taha selle asjaga enam mängida ja ta viskas talle nagu siia silma juurde. Ta tuli, silm oli juba natukene paranemas, aga see oli sinine ja siis oli ülinaljakas oli see, et ta hakkas tulema voodi peale ja siis mul on nagu selle ripsme voodi ees on siuke pikem tumba, kuhu peale astuda ja ta oleks sellega ka eile käna pannud, mõtlesin muidugi, Kuku teine silm ka endal siniseks vaata ja ta oligi täpselt selle poolega peal ja siis oli nii naljakas, sest lähed puhkuselt tagasi ja räägid, selle sain mänguasjaga ja selle sain ripsmetest nagu mõlemad silmad full sinised nagu. Jah. Tegijal ikka juhtub, ega seal muud ei olegi. Just. Nii, aga nüüd loeks ära siis selle saatusliku kirja, mille üle me oleme kogu aeg siin pead murdnud, mille pealkiri on Brasiilia Teppo koos poegivate hobustega, see on meil siiamaani veel lugemata. Nii et... Ja ma olen ootanud seda. Ja ma ei ole tahtnud seda ette nagu varem lugeda, et see oleks reaalne tunne. Nii, aga sõidame siis. Hei, olen juba tükk aega mõelnud, mida teile kirjutada. Ja eelmist episoodi kuulates meenus mulle üks lugu, mida lihtsalt pean teiega jagama. Teemaks iluteenindajate ebaprofessionaalsus. Käisin paar aastat tagasi ühes Eesti väikelinna ilutoas depilatsioonis. See oli pisike koht kontorihoone ülakorrusel, kus töötasid koos küünetehnikud, pediküürid ja ripsmetehnikud. Juba esimesel hetkel jäi silma, et hügieen polnud seal ilmselgelt prioriteet. Kapipealsed olid pahna täis ja küünetehnikute lauad kaetud paksu tolmukihiga. Ja ometi käisin seal mitu korda. Iga kord, kui ma laual jalad harkis Brasiiliat sain, kuulasin ma iluteenindaja elulugu, kes ühtlasi oli siis ka salongi omanik. Teemadeks olid tiined ja poegivad hobused, taksikoerte võistlused ning tema laste eraelulised probleemid. Selgus, et tema põhitöö oli hoopis hobuse kasvatus ja kenneli pidamine, mis tähendas, et mu broneering võis vabalt pikemaks venida, sest ta jälgis vahepeal telefonis talli kaamerat, et näha, kas hobune juba poegib. Mina samal ajal pall ja tutiga laual jalad harkis. Tavaliselt olid ka isiklikud telefonikõned ja muidugi klatš. Ta jagas valjuhäälset infot nii oma sõbrannade kui ka teiste klientide kohta ja mitte vaikselt. Kõrvalruumis olev teise ilutoa massaaži klient sai samuti teada, kes tema loomadest parasjagu poegib või millise kliendi intiimpiirkond oli. Ütleme nii, et ajaga oma vormi kaotanud. Ühel hetkel viskas mul lihtsalt üle ja rohkem ma sinna ei läinud. Küll aga olen hiljem kuulnud, et olukord pole muutunud, pigem vastupidi veel hullemaks läinud. On kõik vist, jah? No tegelikult on väga ebaprofessionaalne tõesti, et kui sa valid endale sellise ala, et sa teedki, ma ei tea, intiimpiirkonnale teppi, et siis niisugustest asjadest ei tahaks nagu linna pealt kuulda, et diskreetsus võiks ikka olla, et sama hea, et sa lähed gynekoloogile ja keegi, ma ei tea, seal arutavad siis umbes issand, tal on, ma ei tea, suured mokad. Või mis iganes selles mõttes, et see ei ole nagu okei. Ja see on suht selline privaatne teenus, vaata, mida sa nagu tegelikult, ongi see ka, et sa nagu mina näiteks sellisesse kohta küll ei läheks, kus on veel mingid hunnik ilutegijaid ja siis kuulad seal kõikide teiste juttu, mida keegi räägib ja siis sa samal ajal saad mingit depilatsiooni nagu pigem minu ideaalmaailmas võiks see ruum olla nagu see, kus sa lähed sisse, sa usaldad seda inimest ja see on nagu siuke intiimne ja siuke privaatne õhkkond, vaata, et kus sa tunned ennast turvaliselt, mitte nagu, et ma ei tea, seal mingi keegi puurib kuskil ja seal räägitakse mingi, ma ei tea millest ja kolmas saab mingi massaaži, nagu massaaž on ka täpselt sama teenus, kuhu mina läheks ka sellisesse, et sa lähedki siuksesse ruumi, kus ongi spetsiaalselt ainult see ruum, kus mitte mingid muud hääled ei tule sealt läbi, et sa saadki nagu, panedki silmad kinni, võtad enda jaoks nagu selle aja maha
et mitte, et keegi sul räägib kuskil veel mingid, ma ei tea, mingid klatsi või mingid asju seal kõrval, vaata. Jah, see on lõõgastav juba selles mõttes, et sa ei taha maksta selle eest, et sa seal iga kord oled krampis, on ju. Keegi kolistab ukse taga, siis jalad harki mõtled seal, et kas tuleb sisse või ei tule, on ju. Keegi tuleb vee mõõta võtma nagu. Näiteks. No ja juba see ka, et kui on hügieeniga probleeme, et ma ei tea, kas ma julgeks sellisesse kohta minna sellist teenust võtma. Täpselt. Ja. Et veits jätab küsitava. No ja see iluteenindajate ebaprofessionaalsus ka. No see on jah, selles mõttes ma arvan, et seda, võib-olla me oleme kõik natukene süüdi selles mõttes, et vahepeal võib-olla lõuad võiks koomal olla, et aga nagu päris nii ei ole, et mingi klatsid kõiki kliente kõikidele või nagu päris nii hull vast ei ole. No ja kui sul on nagu erinevad tehnikud seal ka koos, siis nagu tõesti, oletame, et näiteks, ma ei tea, seal on küünetehnik, siis on mingi pediküür, neil on näiteks omad mingid vanad püsikliendid juba või mingid sõbrannad seal või mida iganes, on ja siis tegelikuses ideaalmaailmas võiks nagu äkki sellel, ma ei tea, depilatsioonil või ma ei tea, ripsmetehnikul tuleb täiesti uus klient, on ja siis tegelikult võiks nagu arvestada ka seda, mida seal nagu suust, nagu, veits võiks kontrollida seda, sest see ei ole nagu, ma arvan, sul enda tehnikuna ka, sa hakkad sellele inimesele nagu täiesti võõras inimene, üritad temaga siis seda sidet kontakti luua, et see võib päris keeruline olla, kui nagu ma olen käinud ühes salongis, kus see oli äge, kus sa lähed sinna, läksin ripsmepikendustesse ja see tüdruk tegi seal tööd ja siis tuleb vahepeal selle salongi omanik, ütleb, kas sa Tobile tuled või? Siis ma olin nagu mingi what the fuck, nagu päriselt. Keset protseduuri. Siis see tüdruk ütles, et viisakalt nagu talle alguses, et ei, ma ei praegu ei saa, on ja. Okei. Siis see salongi omanik läks, eitis sinna diivani peale pikali või istus seal, on ja, hakkas mingi klatsi tegema seal, on ja. Ja siis nad rääkisid seal, klatsisid seal taga, on ja, siis mingi, nüüd saaksid Tobile tulla või? Mul oli nagu niimoodi, et ma olen siin veel. Halloo, nagu selline tunne täpselt nagu, et ma võiksin kliendina sealt kiiresti ära minna, sest ma segan nende päeva. Et vabandust, et ma tulin sinna ja vabandust, et ma tahtsin ripsmeid, et ma oleks võinud jah, tõesti seal öelda, et sa võid nagu kiiresti ära teha, ma lähen minema, et siis sa saadki minna enda suitsu tegema, saad istuda, chatida seal, et selles suhtes ei ole nagu probleemi. Ja see oli nagu päriselt, see oli nagu õudne. Ja siis ühe korra seal sattusid veel sinna salongi. Ikka läksid tagasi? Ei, ma läksin tegelikult kõige esimesena küüntesse sinna, sellepärast, et üks tegija oli, kelle juures ma käisin kodust tegemas, ta oli väga hea tegija. Ja siis ma läksin küüsi sinna tegemas, ta läks sinna salongi tööle. See oli tema mingi sõbranna salong. Ja siis kõige enne ma käisingi küüntes seal ja ripsmetesse ma kogemata sattusin, sellepärast, et mul oli vaja, keegi ei pakkunud kuskil mingit aega ja oli vaja seal midagi täita, vaata, mingi üritus oli tulemus. Ja siis oli ka samamoodi see omanik seal, et lähme teeme suitsu. Ja siis see tüdruk ütleb alguses, et praegu ma ei tule, et ma teen siin nagu need asjad lõpuni ja siis ta mingi okei, anna mulle siis teada, kui sa tuled. Ja siis see tehnik ütleski mulle, et kas on okei, kui ma lähen teen ühe tobi. Ja siis ma ütlesin talle, kui sa tõesti ei suuda oodata seda nagu 15 minutit tõenäoliselt, mis siin lõpuni on jäänud, siis sa võid minna. Aga et me teeme need küüned lõpuni ja ma ei tule nagu never siia enam tagasi, selles suhtes, et see oli minu jaoks nagu selline turn off, et need tüdrukud võiksidki reaalselt, mulle tunduski, et nad võiksid tegelikult üldse mitte iluteenuseid pakkuda ja teha lihtsalt rentida mingi ruumi, kus nad käivad iga päev koha peal ja räägivad omavahel ja teevad suitsu seal, et pigem olidki need kliendid olid seal väga segavaks faktoriks, et see oli nagu väga haige. Ma käisin Sõle tänaval, oli üks, nad tegid ka küüsi ja pediküüri ja ma käisin pediküüris ja seal ruumis oli 2 pediküüri kohta samas ruumis. Ja siis, kui ma siis istusin seal, on ju, üks nokitses minu varvaste kallal, teine nokitses seal teise varvaste juures, nad rääkisid oma, ma ei tea, joomapidudest.
et kus peolnud käisid, mida nad kõike tegid ja umbes, ma ei tea, seksijutte värki, siis on nagu, ma olen esimest korda, et ma ei tea, kas me oleme nüüd selles tsoonis, et ma peaksin üldse nagu kuulama neid jutte ja samas nagu äkki ma tahaks nagu ka tähelepanu, on ju. Et noh, et sama hästi ma võiksin siis nagu ju minu jaoks on teenuse juures see ka, et ma nagu klikiksin natukene selle tegijaga, et mul tekibki mingisugune suhe, et noh, tahan, et mind kuulatakse selles mõttes. Jaa, täpselt. Et noh, samamoodi ma vahetasin selle pärast küünetehnikut, et meil ei olnud ühist keelt, et ma ikkagi, noh, mitte ma ei taha, et 2 tundi keegi nagu plädiseks kogu aeg, aga lihtsalt, et võib-olla nagu, kui ma 10. korda käin, siis küsida, kuidas mul läheb. Ma ilmselt ütlen hästi, aga ma vähemalt nagu tunnen, et sa oled huvitatud. Jaa, täpselt. Ja et sa oled oodatud sinna tagasi. Jah, mitte see, et nagu, et jube kihvt pidu oli ja tegelikult nagu oleks veel tahtnud olla, aga näe, kurat tuli kohale. Äkki see on mingi sama salong, vaata? Vist ka Sõles? No seal kandis oli see, jah. Aga seal ei tehta ripsi. Aga viisi küll tehakse. Ja seal on nagu päris mingi 3 lauda oli ja siis taga väike ruum oli, kus tehti jalgu. No kurat, jagame pärast. No igatahes ma nagu mitu korda seal ei käinud, et ei olnud niuke, muidu nagu töö ja kõik oli nagu väga tore on ju ilus, aga lihtsalt see nagu, ma ei tundnud tõesti tere tulnud. Ja samas teenuselt ka ju nagu nii, ma ei tea, samas kui ma oleks nagu odavalt saanud, kas ma oleks siis nõus olnud? No seal ongi, kui sa pigem nagu oled üksinda enda ruumis ja rendid seda, siis on nagu okei, see räägi mida iganes sa tahad, kellega tahad seal on ja, aga kui sul on ikkagist nagu teine ilutegija ka seal, siis ikkagist võiks natukene nagu arvestada, mis jutu sealt suust välja tuleb tollel hetkel, kui sina võib-olla oledki oma sõbrannale teed seal mingit tööd versus see, et teisel inimesel võib-olla tuleb täiesti uus klient. Et pigem võiks natukene nagu kontrollida seda, mis sealt suust tõesti välja tuleb, et ei tea. Ja ma kunagi olin sellises salongis, kus meil oligi nagu 3 või 4 lauda oli nagu järjest. No põhimõtteliselt oligi nagu see väikene käru oli vahel, on ju, et nagu noh, suht täis topitud. Ja see läks ikka niisuguseks mokalaadaks, et kõik tehnikud oma vahel on ju seal rääkisid mis iganes teemadel. Kliendid veel nagu, et see üksteisest üle rääkimine. Et päris keeruline, et õhtuks oled nii tühjaks imetud, et nagu ei suuda vaata. Et selles mõttes see üksi omas ruumis töötamine ongi, et kliendil on kindlasti turvalisem, et ta, noh, sa oled silmad kinni, sa oled ikkagi haavatavas positsioonis ja sa võib-olla ei taha, et ma tegeleks üldse, ma ei tea, mis X asjadega. No nagu see kirjasaaja siin, aga peame edaspidi ka niimoodi tegema, et selle kirja ette võtma ja siis siit tulevad vaata need saad silmadega läbi lasta, millest rääkida, sellepärast, et ma enne proovisin ühte kirja kuulata niimoodi, et ma lihtsalt kuulasin, mida sa räägid, mulle ei jäänud väga mitte midagi meelde. Sa ei kuula mind? Ei, ma lihtsalt viisin kuulata. Ei, aga oota, mis ta siin ütles, tavaliselt olid ka isiklikud telefonikõned ja muidugi klatšaine ja need kõned on ka nagu minu arvates sellised asjad, mis võiks jätta pigem nagu sellisesse aega, kus sa ei ole kliendiga, oleneb jälle muidugi, kes see on, aga mina isiklikult näiteks alati laste ja mehe kõnedele ma üldjuhul ikkagist nagu kogu aeg vastan või kui näiteks, ma ei tea, ala mingi arst või kes iganes, no mingi tähtis asi peaks sulle helistama, siis ongi alati see, et vabandust, et ma korra vastan sellele. Ma näen, et sa ei kuula mind. Ma kuulen. Okei. Ja siis ütledki, et vabandust, et ma korra vastan sellele kõnele, räägid selle kiiresti ära, ongi kõik, aga ma olen ka sellist teenust saanud, kus lihtsalt ta võtab kõne vastu ja lihtsalt muliseb, ma ei tea millest, siis on küll siuke tunne ka nagu halloo, ma olen ka siin nagu, et see on ka jah. No ma olen selle telefonikõnedega, ma olen täiega süüdi, sest et ma üldiselt vastan kõikidele kõnedele, no selles mõttes, kui ma ei tea, näen, et vanaema helistab, on ju, et siis ei vasta, aga kui võõras number, kuna mul on see e-poe nagu see paki kättesaamine ka, siis ja uks on lukus, et kui ma ei vasta, siis tõenäoliselt keegi pakke kätte ei saa. Et aga no loomulikult ma ütlen, et kuule vabandust, ma vastan kõnele. Või ma ei tea, mingi kuller toob mulle kaupa, et noh,
kui ma ei vastaks, siis ilmselt ma ei saaks mitte kunagi. Ei, muidugi see on nagu fine, aga siin võib-olla pigem on mõeldudki seda, ta ütles ka, et nagu klats ja et sõbrannaga selles mõttes ma ei sa ei hakka mingi chattima seal, nagu siis ütledki, et räägime hiljem edasi. Ei, ma ei vasta lihtsalt nagu selle, kui ma näen, et sõbranna helistab, on ju, et ma tean, et tõenäoliselt ei ole midagi nagu nii SOS, et kui ta helistab mulle 20. korda, siis loomulikult ma küsin, kas keegi on surnud. Aga enne seda, niisama umbes, ma ei tea, mis teed ja ei, et seda ma ei tee, et ikka asjalikud asjad. Ja laste kõnedele ka, et ma ikka 99% ikkagi vastan, sellepärast, et ma ei annaks endale andeks, kui midagi peaks juhtuma ja ma ei vasta. No ja lapsed on lapsed selles suhtes, et nad suht tihti helistavadki mingite ilmselt on mõttetute asjade aga kui ei ole. Jah, aga ongi täpselt see, et jah, sellepärast on ka laste kõned sellised, mida ma alati vastu võtan. Et kunagi ei tea, mis seal on. No täpselt. Keegi läks kellegiga tülli jälle või mida iganes. Jaa, aga tegelikult aga see on tema jaoks oluline järelikult, kui ta selle kõne teeb, et siis mul tuli see üks sõbranna ma klatsin siis klienti ja sõbrannat, on ju, aga ta käis ka kunagi depilatsioonis Brasiilia teppi tegemas, aga ta ei olnud kunagi varem käinud ja keegi ei olnud talle rääkinud ka, on ju, mis seal nagu tehakse ja siis ta oli nagu nii ära ehmatanud, et kui see tegija oli öelnud, et nüüd siis keeras nagu käpuli ja et nagu jalad tarki vaata ja siis ta mingi ja ma keerasin käpuli ja ma teesklesin, et see on täiesti normaalne asi. Ma niimoodi irvitasin, et selles mõttes saab nalja. No eks see ikka esimest korda, ma arvan, võib kõnda ebamugav olla. Ei, loomulikult selles mõttes, et see on nii või naa ebamugav. Ma ei tea kedagi, kes ütleks, et elu parim. Jah, mulle täiega meeldib. Ja, et nagu, see ei saa vist olla. Nagu lähed laua peale teenindaja ja midagi ütlema, sul on juba püksid maas ja jalad laiali ja sõlad. Jah, et enamasti ikkagi ootad juhendamist ja tahad sellist, aga jah, et tal oli kerge šokk see. Tuli lihtsalt selle jutuga meelde, et oli lõbus. Jah. Vot nii, aga mis me teeme, kas me võtame veel mõne või lähme äkki siis tõmbame tänaseks otsad kokku ja jätame järgmiseks korraks ka midagi. Aga jube vahva oleks kuulata, kas meie kuulajatel on ka juhtunud näiteks depilatsiooniga mingisuguseid põnevaid või vahatamisega, sest mul tundub, et tänane läbiv teema oli ikkagi vahatamine. Ja siis ebaprofessionaalsed ilutegijad ka. Jah, need võivad päris huvitavad olla. Mida tõesti siis tehakse või räägitakse? Muidugi ebaprofessionaalsed kliendid oleks ka, sest mul jälle tuli just praegu meelde, kuidas mina noore küünetehnikuna istusin, Soomes töötasin, istusin siis laua taga ja minu klient tuli oma mehega küüntesse ja siis nad seal hoidsid kätt kintsu peal ja kintsu käe peal ja musitasid seal ja värki ja ma olin nagu nii noor ja roheline, et ma ei julgenud nagu mitte midagi öelda. Ja siis ma seal olin nagu, tead küll seda ebamugavustunnet, et nagu tahaks kuskil mujal olla. Proovisid ka mõelda, et see on väga normaalne? Ei, ma ei mõelnud, et see on väga normaalne. Ma lihtsalt üritasin nagu üle elada, et nagu kiirelt lõpuni saada ja nagu kõik. Et suht niuke ebamugav olukord, et sellised asjad on ka minu meelest nagu vahepeal on niisugused omapäraseid kliente ka, ei ole ainult need ilutegijad, need paharetid. Jah, kliendid ka muidugi. Eks neid veidraid on olnud. Õnneks mitte väga palju. Ei ole jah, aga nad jäävad eredalt meelde selles suhtes. Tahekesed. Siis mul oli üks, mis mul on siiamaani meelde jäänud, et üks klient käis mul, tal oli 2 väikest tütart, kelle ta siis vahepeal kaasa pidi võtma. Ja siis need tütred käisid nagu umbes iga 2 minuti tagant seal raputamas seda lauda ja nagu, ema raputamas selles mõttes, emme, ma olen siin. Ja siis ema oli, jah, ma tean. Ja siis 2 minuti pärast täpselt sama asi. Ja mul on närvi, ma olen must, aga kuidas sa ütled, et nagu istu ja ole kuss ja paigal. Näed, teed mingit kurja pilku, vaata nagu. Ja, aga nagu ei ole. Et loomulikult selles mõttes saad aru, vaata, et vahepeal ei olegi lapsehoidjat ja alati ma ütlen, et loomulikult võtta kaasa, et mul ei ole nagu sellega probleeme, aga see raputamine ja ripsmine töö nagu väga hästi kokku ei sobi lihtsalt. Ja oleneb lapsest, vaata, mõned on sellised
okeid, et panedki istuma siia, annad mingi tahvli või multikad ja asjad kätte ja ta saabki sellega hakkama, aga mõned on jah sellised, võivad olla, kes ma ei tea, käivad sul seal sahtlite kallal ja ma ei tea, mis asju teevad. Mul õnneks ei ole siukseid olnud. Mul ka niisugused röövleid ei ole. No mõni on lihtsalt, et kallab kõik mööbli, mahla ja krõbinate ja šokolaadiga üle ja niisuguseid ikka on aeg-ajalt. Aga noh, samas nad ongi pisikesed, on ju. Yeah. Et noh, mis siis ikka lihtsalt koristame ära pärast ja mul ükskord, mul meenus ja mul üks sõbranna käis enda lapsega, mäleta, kui vana see laps oli, äkki oli mingi 1,5 või? Aga mõtlesime ka, et vaatame, kuidas ta nagu mängib ja on seal ruumis, et siis vastavalt vajadusele lõpetab selle teenuse nagu varem ära. Ja siis ma andsin talle selle, või tähendab, ta ise võttis seal kuskil mul vedelas, oli see klaasipuhastus sprei, aga seal oli pandud see, et ta ei saa nagu seda vajutada ega mitte midagi teha ja ta istus minu kõrval ja siis ma samal ajal jälgisin ka teda ja siis ma ütlesin, et aga seda ta ei saa niikuinii lahti, oi, kuidas veel sai, aga ta nagu, ma ei tea, kuidas ta selle tegi, sest see oli nagu reaalselt, ma keerasin toore jõuga selle veel nagu kõvasti kinni ja siis ta tegi selle lahti, üks hetk oli niimoodi, et vaata, mingi põrand on märg, siis mõtlesin alguses, et äkki ta nagu pissis lihtsalt püksi on ja ta oligi selle klaasipesu vedeliku pudeli lahti keeranud ja see oli põrandale kõik kallatud ja tal olid dressipüksid ja kõik asjad olid märjad ja tal ei olnud ju muidugi riideid ega mitte midagi kaasas ja siis kuna õnneks mul salong on Paavli tänaval, siis seal vana hea Paavli Kaltsukas, vaata, ma ütlesin, mine käi sealt läbi, võta talle mingid püksid, siis sealt osta kuivad. Aga õnneks tal oli mingi pleed ja asjad olid kaasas, mässis lapse pleedi sisse ja siis pani autosse, vaata nagu. Ja siis, jah, ja siis teist korda ta oli lillepott, kus olid nagu muld ja siis dekoratiivkivikesed ja tead küll seda, kui lapsele öeldakse, ära mine sinna seda võtma, siis nad jooksevad helikiirusel sinna, et sa ei jõua neile nagu järgi ja siis nii samal hetkel, kui ma selle sain välja öelda, et ta oli juba näpupidi seal mullas, oi, tal oli nii põnev oli ja siis ta krabas seda mulda ja neid kive ja viskas sealt põrandale, vaata enne seda, kui ma sinna jõuan veel nii palju, kui tal on võimalik ise mingi täiega itsitas, et tegelikult mulle meeldivad nagu lapsed, jah, nagu hästi käituvad lapsed ja lemmikloomad on minu salongi alati oodatud, vaata. Jah. Ei, mul ka ei ole midagi selle vastu, aga lihtsalt ongi, et enam-vähem võiks kõik terveks jääda, asjad võiks oma koha tagasi leida, et mitte see, et siis klient jalutab lihtsalt rõõmsalt minema ja sina oled selle shit-down'iku seas. Ja täpselt korista ise ära. Jah, et enda see ju teeb tegelikult mulle lisa koristamistegevust, pinget, et noh, ja ongi, et kui need lapsed, kes vajavad nagu ekstra tähelepanu, et ongi siin, noh, et emme, ma olen siin ja et see tegelikult ikkagi nagu veits häirib. Et aga jah, et lihtsalt võib-olla võttagi mingid raamatud, joonistamisvahendid, kõik niisugused asjad kaasa, et neil oleks tegevust, et ei pea olema nagu, noh, ise ka tegelikult 2 tundi nagu niisama lage vahtida, läheb igavaks. No täpselt, jah. Et aga niisugused toredad lapsed, nendel ei ole midagi. Talle eelmine nädal tegime siin kõik koos küüsi ja panime veel pisikesele tirtsule ka küünekleepsud ja oi, kui oli rõõmus. Siukest protseduuri on lastel, ma arvan, vaata põnevam jälgida küünte tegemist kui ripsmete oma, siis on see, et miks vaata seda. See on täpselt see sama, jah, täpselt see sama. Aga noh, beebide asjade kõrvalt ikkagi on vahepeal olnudki, et ühe jalaga lükkad seda käru, kussutad seal ja teisega teed siis jah, oma asju, on ju. Täpselt. Vot. No okei, nüüd läks jälle mokalaadaks ära. Nii et hakkasime otsi kokku tõmbama, osad läksid uuesti lahti. Ei, nüüd tõmbame kokku. Järgmine osa, ma arvan, et läheb samamoodi kirjade lugemise peale, sest meil on nii palju toredaid kirju ja tahaksime nendega järjele jõuda. Sest jah, mokalaat on vahva, aga kirjad vajavad lugemist. Ja eelmine osa meil oli Karmen Palmiste külas, kes rääkis oma ripsme võistlusest ja selle osa lõpus oli selline üleskutse, et me ootaksime kõikidest võistluslugudest igasuguseid põnevaid kirju. Kas on midagi pekki läinud, on midagi ülihästi läinud, midagi niisugust vahvat juhtunud, et pange kõik kirja, saatke ära, sest Karmen pani 2 suurt komplekti, kus on Lashcare tooted, seal on vahud,
geelid ja need pisikesed kontsentraadid ja asjad olemas, et 2 sellisele valib ta välja ja loomulikult kõik teised saavad ka tasustatud. Sest meil on ikkagi Pomellalt, Kristel Stuudiolt, Be-Moreilt ja Sinu Kruusilt on auhindu hunnikutega ootamas. Ja tegelikult, kes see ütleb, et see peab olema ripsme võistlus? Ei, see ei pea olema, see võib olla ükskõik mis võistlus. Mingi võistlus, kus sa oled käinud ja mis on sulle nagu tähtis ja eredalt meelde jäänud selles suhtes, ma ei tea, jooksuvõistlus, mis iganes. Jah, et mingisugune motiveeriv asi võiks olla, et et miks see sulle oluline oli või mida see sinule andis. Ja neid ootame siis 1. juunini, nii et teil on umbes kuu aega kirjutada ja muidugi see osa läheb natuke hiljem. Et paar nädalat on ikka aega, et siis meie subscription liitujatele, nendele läheb see osa natukene varem, et aga kirjutage ja tõesti auhind on väga-väga mõnus. Nii et esimene hooaeg on siis läbi ja kohtume juba paari nädala pärast meie teise hooaja. Ja muud kirjad kõik siis ikka endiselt iluvarjus@gmail.com, kui midagi on südamel, tahaks kurta, rõõmustada. Ja võib Instasse ka muidugi kirjutada iluvarjus. No alati ei pruugi neid lugusi kohe nagu tulla, et pigem ongi vahest kuulad mõned episoodid ära, siis tulevad mingid sellised äratundmised, et siis kindlasti ärge viivitage ja pange kirja need. Ja. On teistel ka põnev kuulata ja arutada ja lugeda neid asju. Ja, aga järgmise korrani. Ja, Silli ja Kristel olid siin. Seekord ei tutvustunudki. Jätkuvalt meie. Jätkuvalt, just. Aga okei. Tšau, tšau. Tšau.